Täna me oleme Mandri-Eesti vanimas kirikus, Tallinna Toomkirikus ja me räägime täna maailma usundite viimasest osast ehk siis kristlusest ja kes ja millal rajas kristluse. Kõige lühemalt võiks öelda, et kristluse rajas Püha Vaim, sest kristliku kiriku sünnihetkeks peetakse traditsiooniliselt 4 püha sündmust, Püha Vaimu laskumist Jeesuse õpilaste peale, millega neid inspireeriti ja julgustati minema sealt lukustatud toast oma sõnumiga rahva ette. Aga sellele sündmusele eelnes Jeesuse tegevus, Naatsaretis oma suurema osa elust veetnud ja hilisema rändõpetaja tegevus. Ja tänapäeval leidub vaevalt mõnda teadlast, kes arvaks, nagu ei oleks Jeesust olemas olnud. Et tema kohta on näiteks rohkem materjali kui Vana-Kreeka filosoofi Sokratese kohta. Ja iseküsimus on see, kelleks seda Naatsareti Jeesust peetakse. On neid, kelle meelest on ta ebaõnnestunud revolutsionäär. On neid, kes arvavad, et ta oli rändfilosoof, rändõpetaja. Kuid kristlased on seisukohal, et Jeesus oli Jumala poolt määratud Messias ja mitte sellele vaatamata, et ta ennast laskis risti lüüa, vaid just nimelt tänu sellele, et ta laskis ennast risti lüüa ja andis nõnda inimkonnale võimaluse leida Jumala ees lunastust. Kristlikest konfessioonidest on liikmete arvu poolest suurim katoliku kirik. Mida tähendab kreeka sõna katoolikos? Mis on iseloomulik katoliku kiriku õpetusele, mis maades on katoliku kirik levinud? Sõna katoolikos kreeka keeles tähendab üleilmne ja katoliku kirikut võiks nimetada nõnda maailma vanimaks kristlikuks kirikuks, mille algust loetakse apostel Peetruse tegevusega Rooma linnas ja ka apostel Pauluse mõningase kuulutamistegevusega samas linnas. Rooma kristlik kogudus oli 1. sajandi keskel üks väheseid kogudusi, mis ei sündinud apostel Pauluse tegevuse tulemusena, vaid kui Paulus juba vangina Rooma jõudis ja oma kohtupäeva ootas, siis ta oli leidnud eest juba seal tegutseva kristliku koguduse. Traditsiooniliselt loetakse ka apostel Peetrust esimeseks Rooma paavstiks, kellele Kristus on andnud võtmete meelevalla avada ja sulgeda, lahti päästa ja kinni köita. Roomas asub ka apostel Peetruse haud maailmakuulsa Vatikani Peetri kiriku peaaltari või paavsti altari all. Peale teist maailmasõda on seal tehtud ka arheoloogilisi uuringuid, on avastatud terve suur kristlik kalmistu praeguse kiriku alt ja selles hauakambris, mille kohta öeldakse, et sinna on Peetrus maetud, sealt leiti ka inimsäilmeid, leiti väga rasket tööd teinud umbes 60-aastase mehe luud, mis arheoloogide ja paavsti ametlikus
sõnavõtus on 95% tõenäosusega tunnistatud kuuluvaks apostel Peetrusele. Katoliku kirikus tuntakse 7 sakramenti, 7 õndsuseks vältimatut või hädavajalikku toimingut, on ristimine, piht, armulaud, abielu, haigete võidmine ja ordinatsioon. Nende sakramentide juures tuleb tähele panna seda, et kui räägitakse abielu sakramendist, siis ei peeta silmas mitte seda laulatustalitust, seda pidulikku toimingut üksnes, mis kirikus on, vaid et kogu kristlik abielu on sakrament, mida selle osapooled teineteisele jagavad. Ja samamoodi on 20. sajandi teisel poolel saanud uue tähenduse talitus, mida selle hetkeni nimetati viimne võidmine ehk extrema unctio, mis oli nagu surisakrament, et talle on antud uus hingamine sellega, et ka haigeid võitakse ja selle juures ei ole seda mõtet, et see oleks nüüd viimane sündmus üldse kellegi ristiinimese elus. Katoliku kirikul on väga selge hierarhia. Katoliku kirik moodustab ühe ülemaailmse organisatsiooni, mille kõrgeimaks juhiks on Rooma paavst, omapärasel demokraatlikul viisil kardinalide hulgast valitud juht. Valimised toimuvad salaja, küllap kõik on just viimase paavsti valimise eel nähtud filmis Konklaav ja uudistes nähtud seda valget suitsu ootavat rahva hulka, et välismaailmast ära lõigatud kardinalid valivad endi hulgast siis kirikule juhi tavaliselt eluajaks, aga üleilmine juht, paavst Benedictus XVI tegi ajalugu, et üle mitme sajandi oli ta esimene, kes astus ametist tagasi, jäi emerituuri. Katoliku kirikut iseloomustab ka pühakute ja Neitsi Maarja austamine. Ametlikus pühakute nimekirjas on üle 7000 nimeliselt üles loetud isiku alates siis 1. sajandist kuni 21. sajandini välja. Pühakud on inimeste taevased eestkostjad ja kui katoliku kirikus keegi kuulutatakse pühakuks, mis omakorda on ka mitmeastmeline süsteem, et alustatakse kellegi kuulutamisest auväärseks, venerabilis, sellele järgneb õndsaks kuulutamine, siis juba tiitliga beatus. Katoliku kirikul Eestis seisab selline rõõmus sündmus septembri alguses ees, mil õndsaks kuulutatakse Teise maailmasõja eelne Tallinna piiskop Eduard Prohvitlich ja 3. tase on siis püha ehk sanctus ja sõltuvalt nüüd olukorrast pühakuks kuulutamisel väga sageli
eeldatakse mõne selle pühaku eestkostel toimunud imeteo olemasolu ehk mõne sellise teo olemasolu, mida näiteks meditsiin või mõni muu teadus ei suuda lõpuni seletada. Eestiski tuntud katoliku preester ütles kord, et pühak on otsekui Jumala sekretär. Et kui minna mõnda ametiasutusse juhataja juurde, et siis ei minda mitte otse tema kabinetti, vaid kõigepealt pöördutakse sekretäri poole ja palutakse kohtumine kokku leppida. Et nõnda humoorikalt on siis Vello Salo seletanud pühaku funktsiooni katoliku kirikus. Katoliku kiriku õpetusel on kaks olulist alustala. Üks on pühakiri ja teine on traditsioon, apostellik pärimus. Teinekord võib-olla niimoodi luterliku kiriku vaatenurgast või luterlasena tundub see traditsioon nagu sinna lisatud olevat. Aga ometigi pühakiri on selline raamat, mis nõuab teatud seletamismetoodikat, teatud kokkuleppeid teoloogide tasemel, kuidas ühte või teist asja mõistetakse. Ja katoliku kirikus on see traditsioon ilmselt väga elav või kindlasti elavam kui näiteks protestantlikes kirikutes, aga juba etteruttavalt võin ma ka öelda, et luterlikus kirikus on teatud pühakirja seletamise traditsioon ja selline pärimus olemas, kuidas mõista ühte või teist pühakirja kohta. Kiriku õpetust antakse edasi ja määratakse kindlaks ka paavsti entsüklikatega, tervele katoliku kirikule mõeldud põhjalike ringkirjadega, kus antakse juhiseid, olgu oikumeeniliseks tegevuseks, olgu liturgia kujundamiseks, olgu loodushoiuks, aga on ka entsüklikaid, millega kuulutatakse välja mõningaid dogmasid ehk nii-öelda alusõpetusi, mida ei vaidlustata, mille üle ei vaielda, vaid millelt lähtudes kiriku muud õpetust ja praktikat kohandatakse. Väga olulisel kohal on katoliku kirikus olnud ka kirikukogud. Need algasid juba 4. sajandi esimesel veerandil. Käesoleval aastal möödubki 1700 aastat Nikaia esimesest kirikukogust ja 7 esimest tunnustavad ka õigeusu kiriku teoloogid, aga lääne kristluses on kirikukogusid olnud mitmekümne ringis ja võib-olla üheks märgilisemaks on olnud Vatikani teine kirikukogu, mis toimus aastail 1962 kuni 65, mis kujundas oluliselt ümber katoliku kiriku sisemist ehitust, paavsti kuuriat ehk õukonda ja katoliku kiriku valitsusorganeid, mis andis olulised juhised liturgia reformimiseks. Vatikani teisest kirikukogust alates võeti ametlikult kasutusele
rahvakeelne liturgia, et kui senini oli katoliku kirikut kogu maailmas ühendanud üks liturgiline keel, ladina keel, milles peeti kõik missad ja tunnipalvused ja talituste suuremad osad, siis pärast teist Vatikani kirikukogu on liturgia rahvakeelne, see tähendab, Eestis on ta eestikeelne, Saksamaal on saksakeelne, Itaalias itaaliakeelne. Ja see on ühe väga pika arengu tulemus tegelikult, sest liturgilisi tekste on tõlgitud rahvakeeltesse tegelikult juba sajandeid. Mõned aastad tagasi meenutati ka Eestis ju Meie Isa palve ja Ave Maria palve ja usutunnistuse tõlkimist eesti keelde ja üks vanimaid jesuiitide poolt Eesti aladele välja antud vaimulike talituste käsiraamat Agenda Parva 17. sajandi algusest ju on ka tõlkinud eesti keelde näiteks ristimise või laulatustalitusest need osad, mida asjaosalised pidid mõistma. Seal, kui küsitakse, et mis on lapse nimi ja kas te tahate, et ta ristitakse ja kas sina, Hans, tahad võtta selle Grete oma abikaasaks, et need küsimused on juba siis esitatud rahvakeeles. Seda kirikureformi nimetatakse vahel ka itaalia keelest pärit mõistega aggiornamento, mille Johannes 23. 1959. aastal välja ütles ja mis siis Vatikani teise kirikukogu nagu märksõnaks või lausa lööksõnaks sai, aggiornamento ehk uuenemine või kaasajastumine. Katoliku kirik on maailma suurim kristlik konfessioon ja Euroopas on ta levinud rohkem Kesk- ja Lõuna-Euroopas, aga ka Iirimaal, Poolas, Ameerika Ühendriikides, Ladina-Ameerikas ja tegelikult ka väga suures osas Kagu-Aasias ja ka Hiinas ning Jaapanis, kuhu kristlus jõudis juba 16. sajandil. Katoliku kiriku elu juurde kuulub ka nende inimeste olemasolu, kes ei abiellu. Kui katoliiklasest mees pühitsetakse vaimulikuks, siis ta annab ka tõotuse mitte abielluda, et ta jääb tsölibaati ja samamoodi on olemas mungad, on olemas nunnad, ehk siis inimesed, kes on otsustanud pühenduda täielikult Jumala teenimisele ja eriti nunnaks pühitsemise juures on see eriline rõhuasetus, et see inimene, see naine abiellub vaimselt nüüd Kristusega, et Kristus on tema peigmees ja ta ei taha teisi mehi enda kõrval näha. Ja mungad ja nunnad elavad kloostrites, ka Eestis on küll suhteliselt väikesed kloostrid, aga Lõuna-Euroopas ja Ladina-Ameerikas võib olla kloostreid, kus on kümneid ja sadu elanikke, aga lisaks palveelule on paljud kloostrid saanud kuulsaks
käsitöökeskustena, teaduslike uurimiskeskustena, hoolitsetakse puudust kannatajate eest, haigete eest, et kui nüüd kõrvale jätta kõige rangemad ordud, mis katoliku kirikus on, näiteks kartuuslased, kes tõmbuvadki nii üksindusse, et iga kloostri elanik suurema osa ajast, suurema osa päevast veedabki oma väikeses majakeses, puutumata teiste inimestega kokku, siis paljud teised ordud on avatud ka maailmale, avatud inimeste poole ja paljudes kohtades leidub ka külaliste maju, kuhu nõndanimetatud inimene tänavaltki võib sisse astuda ja peavarju leida. Siinsamas Tallinnas näiteks Püha Birgitta ordu klooster Pirital on selline siis ka laiemalt avatud pühapaik. Katoliku kiriku sakramentide hulgas on väga olulisel kohal armulaud, Kristuse ihu ja vere osadus leivas ja veinis, nii nagu teisedki vanad kirikud, nende hulgas näiteks õigeusu kirik ja ka luterlik kirik, tunnistab katoliku kirik seda, et Kristus on reaalselt oma ihu, vere ja hingega leivas ja veinis kohal, kui armulauda pühitsetakse. Ja palju sajandeid on püütud seda sündmust seletada, et kui me silmaga näeme endiselt leiba ja veini, et kuidas ta on Kristuse ihu ja veri, siis katoliku kirikus on kasutusele võetud transsubstantsiatsiooni mõiste kui õpetus, mis seletab asju Aristotelese filosoofia tappi võttes. Et kui igal asjal siin maailmas, ükskõik mida me vaatame, on olemas selline ideaalne algkuju või ideaalne sisu, mida nimetatakse substantsiks, ja seda ümbritsevad inimmeeltega kogetavad omadused, mida nimetatakse ka aktsidentsideks, et transsubstantsiatsiooni õpetus tähendabki seda, et leivase kõige salapärasem olemus, et see vahetub välja Kristuse ihusubstantsi vastu ja veini kõige sügavam olemus Kristuse veresubstantsi vastu. Katoliku kirik on ajaloos olnud ka väga, kuidas on see kõige õigem sõna nüüd öelda, kõige väga põhjalik oma sõnumi sõnastamisel, kasutanud väga olulisi teaduslikke meetodeid ja üks kiriku doktoritest, Aquino Thomas, kes elas 13. sajandil, tema koostas või ta õigupoolest soovis koostada kristliku teoloogia sellist teaduslikku kokkuvõtet. Ta alustas selle kirjutamist, pani nimeks Summa Theologica ehk siis teoloogia summa või kokkuvõte. See teos jäi tal küll pooleli, sest talle sai osaks ilmutus, mille järel ta tõdes, et kõik see, mis ta on kirja pannud, on nagu pahn või õled, tabamata seda kõige olulisemat. Aga Aquino Thomas võttis kasutusele
siis teadusliku analüüsi meetodi teoloogias, et ta esitab küsimuse, ta esitab sellele küsimusele pooltväited, vastuväited, siis ta analüüsib neid ja võtab lõpuks või koostab siis oma väidetest, vastuväidetest analüüsis sellise kokkuvõtva vastuse sellele küsimusele, et Aquino Tomasest sai alguse siis mõttesuund, mida tema järgi nimetatakse tomismiks. Katoliku kiriku liturgiat sellises ajaloolises vaates, siis ühel hetkel võib märgata, et väga oluliseks muutuvad liturgias requiem missad ehk missad, mida peetakse surnud inimeste pärast. Katoliku kirik on jõudnud arusaamisele, et meie keskel elab inimesi, kes on juba siin maa peal elades suutnud olla nii täiuslikud, et Jumal võtab nad paradiisi vastu. Ja nende kõrval on sellised inimesed, kes on elanud nii alatult või jumalatult, et ei ole mingisugust kahtlust, et nad ei võiks jõuda põrgusse, aga siis on terve hulk nii-öelda tavalisi inimesi, kelle head ja halvad saavutused on niivõrd tasakaalus, et neid ei ole võimalik läkitada ei ühele ega teisele poole. Ja nii võetakse kirikus kasutusele purgatooriumi mõiste kui selline vaheseisund, kus lahkunu hing peab viibima nii kaua, kuni ta oma kannatustega seal hüvitab oma negatiivsed teod. Ja need missad, eestpalved, mida lahkunute eest tehakse, ka teinekord head teod. Keskaja Tallinnast näiteks on testamentidest teada, et ühe või teise lahkunu mälestuseks on linna vaestele lastud kütta sauna. Või neile on pühadel jagatud näiteks saia ja liha kellegi mälestuseks. Et kõik see ei jää Jumala juures tähelepanuta ja nõnda Jumal aitab lahkunu hinge sealt sellest vaheolukorrast välja, kus ta vastasel korral peaks siis viibima kuni viimse kohtupäevani. Väga vana kristlik konfessioon on ka õigeusu ehk ortodoksi kirik. Mida tähendavad kreeka keeles sõnad ortos ja doxa, mis on iseloomulik õigeusu ehk ortodoksi kiriku õpetusele ja mis maades on õigeusu kirik levinud? Õigeusu kirik on väga suur osa nendest kristlastest, keda me nimetame idakirikute liikmeks. Ja kui katoliku kirikul on selline ülemaailmne tervikorganisatsioon, siis õigeusu kirikus sellist ülesehitust ei ole, vaid maailmas on terve hulk patriarhaate ja ka autokefaalseid ehk siis omavalitsusõigustega kirikuid. Traditsiooniliselt loetakse, et õigeusu maailmas on olemas 5 olulist vana patriarhaati, mis pärimuse kohaselt on ka apostlite endi rajatud, et Konstantinoopol, Antioquia, Aleksandria, Jeruusalemm ja ka Rooma, mida idakiriku vaates ikkagi loetakse ka
vanaks patriarhaadiks. Ja esimene või aukoht nendes patriarhaatides on Konstantinoopoli patriarhil, keda peetakse siis õigeusu maailma eeskõnelejaks ja vahel kasutatakse tema puhul ladina keelest pärit ilusat mõistet, et ta on primus inter pares, et ta on esimene võrdsete hulgas, sest ükski õigeusu patriarh nii-öelda oma pühitsuse poolest ei ole teisest üle. Õigeusu ja katoliku kirik on väga paljudes asjades üksmeelel, aga on siiski üks väike sõna, mis eriti mõeldes sellesama Nikaia kiriku kogu 1700. aastapäevale, mis tekitab vaidlusi ja väitlusi tänapäevani, et kui lääne kristluses öeldakse püha vaimu kohta, et ta lähtub isast ja pojast, qui procedita patre filioque, siis idakirik on seisukohal, et püha vaim lähtub isast ja seda sõnakest filioque peetakse illegitiimseks lääne teoloogide lisandiks. Teatud mõttes seda ta ju ka on, et ta lääne kristluses seal kuskil 9.–10. sajandil esile kerkib. Ka õigeusu kirikus tuntakse 7 sakramenti või 7 saladust. Kreeka keeles nimetatakse neid müsterion. Need on samamoodi ristimine, meeleparandussakrament, armulaud ehk euharistia, abielu, vaimulikuks pühitsemine ja püha õlitamise salasus, ehk siis see, mida lääne kristluses nimetatakse haigete võidmiseks. Ka õigeusu kirikus on väga laialt levinud pühakute ja Neitsi Maarja austamine. Peaaegu igal õigeusu maal ja sageli lausa mõnel õigeusu külalgi on oma pühak, kelle poole pöörduda, kelle eest kostet paluda ja keda austada. Õigeusu liturgiline pärimus on selles osas meeletult rikas, et lisaks niinimetatud üldistele liturgilistele raamatutele, mille järgi jumalateenistusi peetakse, seal preestri käsiraamat, hieratikon, diakoni käsiraamat, koorile mõeldud näiteks troparion, on lisaks veel 12 köidet hõlmavad menaionid ehk raamatud, kus on iga päeva kohta pühakutele mõeldud jumalateenistuste tekstid ja neid lehekülgi nendes kõikides köidetes kokku on ikka päris mitmeid tuhandeid. See muidugi ei tähenda, et igas väikeses külakirikus absoluutselt kõik jumalateenistused peetakse. Et meilgi Eestis on palju õigeusu kirikuid, kus võib-olla kord-paar aastas peetakse kõige olulisemate pühade jumalateenistusi, aga vähemalt kloostrites õigeusu maailmas püütakse ikkagi selleni, et ükski pühak ei jääks talle kuuluvast aust ilma.
Üks õigeusu kiriku ja õigeusu perekonnaelu selliseid keskseid esemeid või nii-öelda välisele vaatlejale silma torkavaid esemeid on ikoon ehk püha kuju. Õigeusu kirikus on altar või altariruum ülejäänud kirikust eraldatud lausa kujuseinaga, et kui me näiteks läheme Kreekas mõnda kirikusse, siis see kujusein on suhteliselt madal, üsnagi läbipaistev võib ta olla selles mõttes, et ikoonide ja seda kandva struktuuri vahelt saab heita pilku ka altarisse, siis näiteks Vene õigeusu kirikus on ikoonisein muutunud tõeliseks müüriks kiriku kahe osa vahel. Sellel võib olla kuni 5 rida üksteise kohal paiknevaid pühapilte, millest viib siis altarisse alati 3 väravat või siis, kui see vähegi võimalik on. Ja see, mis toimub ikooniseina taga, see jääb tavalisele kirikulisele täiesti nähtamatuks ja teinekord ka mittekuuldavaks. Et see, mis ikooniseina taga toimub, see oleks otse kui juba taevariigis toimuv saladus. Vahel on ikooni kunstist kirjutanud ajaloolased märkinud seda, et ikoonidel kasutatakse teistsugust perspektiivi kui lääne kunstis või nii-öelda ilmalikus kunstis. Et kui meie oleme harjunud vaatama maali, siis kõik koondub ju selle maali taga serval asuvasse punkti. Kõik jooned koonduvad sinna tulipunkti kokku, et seal kuulsatel Rafaeli maalidel on see eriti hästi tunda. Aga ikoonil me sellist perspektiivi ei näe. Ja vahel, kui seal kujutatakse mingit arhitektuuri või mingeid esemeid, siis korraga näiteks näidatakse meile Jeesuse käes asuva evangeeliumi raamatu 3 külge või mõne hoone mitut külge, mis nii-öelda tavavaates ei ole võimalik. Et olid ajad, kus öeldi, et ikoonikunst on nagu moonutatud või naiivne, siis tänapäeval on jõutud küll selle arusaamiseni, et ikoon on aken igavikku. Ja kui inimene seisab kirikus või kodus oma pühapildi ees, siis tema ei ole mitte selle ikooni vaataja, vaid ikoon vaatab teda. Ja perspektiiv, kõik need jooned, neid tuleb vaadata sealt taevariigi poolt ja need koonduvad selles inimeses, kes seisab pühapildi ees. Õigeusu kirik on levinud Balkani maades, kui siin Euroopa vaates vaadata, siis Venemaal suur Vene õigeusu kirik, aga samamoodi ka Põhja-Ameerikas ja mitmetes teistes riikides, ka Põhja-Aafrikas, on õigeusu kirik suutnud säilida kõikide tagakiusamisperioodide ja keeruliste aegade kiuste. On juurde sündinud palju iseseisvaid õigeusu kirikuid, patriarhaate Bulgaarias, Serbias, Rumeenias, näiteks kui siit Balkani maade ja Lõuna-Euroopa poole vaadata.
Eestis on õigeusu kiriku olukord päris keeruline, sest Eestis on esindatud 2 patriarhaati, nii Konstantinoopoli kui Moskva, ja Eestis ei ole need suhted hetkel just kõige paremad, aga vähemalt Eesti Kirikute Nõukogu tasandil, see on siis Eestis loodud erinevate kirikute vaheline koostööorganisatsioon, siiski mõlema patriarhaadi esindajad, metropoliidid või piiskopid on suutnud ühe laua taha istuda ja paljudel oikumeenilistel sündmustel ka siinsamas Toomkirikus ikkagi ka kõrvuti kaasa teenida. Õigeusu kirikuid nimetatakse ka ortodokseteks kirikuteks. See on mõiste, mis taas tuleneb kreeka keelest sõnadest ortos, mis tähendab õige, sirge, ja doxa, mis tähendab au või kirkus. Selles mõttes eestikeelne tõlge sellest õige usukirik ei olegi võib-olla see kõige täpsem, et võib-olla siis hakatagi kasutama mõistet õige kirkuse kirik või siira kirkuse kirik. Ja õigeusu kirikus on kasutusel ka apofaatilise usu mõiste. Kas kopti, Etioopia, Süüria, Armeenia ja Gruusia kirik on õigeusu kirikud või on nad iseseisvad kirikud ja mis on iseloomulik nende kirikute õpetusele? Need nimetatud kirikud on iseseisvad kirikud, mis moodustavad omalaadse kirikute perekonna. Vanema mõistega nimetati neid kirikuid monofüsiitlikeks, aga nende kirikute teoloogid ise eelistavad mõistet miafüsiitlik kirik, see tähendab, nad ei kirjutanud alla 5. sajandil kogunenud Halkedoni kirikukogu otsustele, mille kohaselt Jeesuse Kristuse isikus on lahutamatult ja segunematult liitunud tema inimlik ja jumalik olemus. Protestantlikest kirikutest on tähtsam Luteri kirik, mis on nime saanud Martin Luteri järgi. Mis on iseloomulik Luteri kiriku õpetusele ja mis maades on Luteri kirik levinud? Luterlik kirik on tõepoolest saanud nime ühe Saksamaal elanud ja tegutsenud teoloogi Martin Luteri järgi, kes pühakirja uurides ja pühakirja õpetades, ta oli Wittenbergi ülikooli teoloogia doktor, andis seal loenguid, jõudis järeldusele, et omaaegses katoliku kirikus ei olnud kõik päris nii, nagu see peaks olema, ja 31. oktoobril 1517 avalikustas 95 väitlusteesi, mille alusel väidelda mõningate teoloogiliste ebakõlade üle. Nende hulgas võib-olla kõige tuntum oli indulgentside küsimus, kui tavaliselt öeldakse, et see on patukustutuskiri, siis teooria selle taga on natukene keerulisem, et see on patu tunnistamisele järgnenud kahetsustegudest vabastamise kiri, et oli võimalik patu kahetsuseks ja meeleparanduseks ette nähtud vagad teod asendada teatud annetusega kirikule, aga teinekord indulgentsi müüjad lihtsustasid asja
kõige kurikuulsam oli siis võib-olla Tetzel nende hulgas, kellel oli selline tore lööklause, et wenn das Groschen in Kaste klingt, die Seele von Fegfeuer nach Himmel springt. Et kui raha kastis kõlksatab, siis hing tulest taeva volksatab. Nii võiks seda vast tõlkida. Ja Luter soovis algatada teoloogilist diskussiooni veel tegelikult lõpuni välja kujunemata indulgentsiõpetuse vastu ja ta võttis ka oma tähelepanu alla transsubstantsiatsiooni õpetuse ja veel mõningaid küsimusi. Aga see väitlus jäi olemata ja paavst Leo X lõpuks ekskommunikeeris Luteri, kuulutas ta lindpriiks. Kui Luter hiljem vaatab oma tegevusele tagasi, siis on ta, võib öelda, natukene pettunud või natukene kurb. Ta ühes oma kirjas ütleb, et kui ma oleksin teadnud, milleni mu tegevus välja viib, siis ma ei oleks seda ette võtnud. Aga nõnda 16. sajandi alguses sündis, siis võiks öelda järjekorras 3. suur konfessioon, et katoliku ja õigeusu kiriku kõrvale. Ja kui katoliku ja õigeusu kirikus me räägime 7 sakramendist või salasusest, siis luterlikus kirikus on sakramente 2,5. On ristimine, on armulaud ja on ka piht või meeleparandussakrament, millega on üks probleem. Nimelt Luteri kui teoloogi jaoks oli sakramendi määratlemisel väga oluline see, et seal oleks ühelt poolt Kristuse käsk, tehke seda, minge ristige, võtke sööge, see on minu ihu, jooge, see on minu veri. Ja teiselt poolt oleksid need sõnad, mida selle toimingu juures öelda, et need oleksid Kristuse enda sõnad. Ristimise ja armulaua puhul on need olemas, aga meeleparanduse puhul on ainult olemas käsk, et tunnistage oma patud. Aga ei ole seda materiaalset poolt, mistõttu Luter jäigi pihisakramendiks tunnistamisel suhteliselt ebamääraseks või kahe vahele. Organisatoorses mõttes ei kujunenud ka välja ülemaailmset luterlikku organisatsiooni, vaid kujunesid erinevad maakirikud, piirkondlikud kirikud. 1500. aastate keskel, 1555 kehtestatud Augsburgi usurahu lähtepõhimõte oli see, et cuius regio eius religio, kelle regioon, selle religioon, ehk siis kui kohalik valitseja otsustas, et tema oma perega saab luterlaseks, siis automaatselt said selleks kõik tema alamad, tahtsid nad siis või mitte. Ja 20. sajandil on nüüd tekkinud luterlike kirikute koostööorganisatsioon, Luterlik Maailmaliit, mille üks olulisemaid juhte praegusel hetkel on Eestist pärit teoloog Anne Burghardt. Martin Luther hülgas suures osas selle, mida katoliku kirik nimetab pärimuseks või kiriku traditsiooniks, kuna see piibliga võrreldes, piibliga kõrvutades alati ei olnud vettpidav tema arvates
või läks oma sõnastustes liiga kaugele, aga ma ei väsi rõhutamas seda, et ka luterlikus kirikus ikkagi on olemas teatud traditsioon, mille alusel pühakirja tõlgendada, et üks ongi see armulaua küsimus. Martin Luther ütles, et ta põhimõtteliselt on valmis tunnistama transsubstantsiatsiooni õpetust kui seletust, kuidas Kristus armulauas kohal on, aga et ikkagi tegemist on nii suure jumaliku saladusega, et inimene ei suuda seda seletada, mistõttu luterlik seisukoht armulauast on see, et armulaud on Jeesuse Kristuse ihu ja veri, et ta on seal reaalselt kohal, aga seda ei püüta ära seletada. Ja kui võttagi lähtekohaks tegelikult see põhimõte, et Kristus on armulauas kohal, siis see on üks punkt, mis ühendab katoliku õigeusu ja luterliku kirikut ja mis võiks olla edasiste oikumeeniliste ja teoloogiliste läbirääkimistega lähtekohaks. Luterlik kirik ei hüljanud liturgiat kui avalikku jumalateenistust. Luter jättis küll kõrvale nõndanimetatud privaatmissad, millest suurem osa olidki siis reekviem-missad ehk lahkunute eest peetavad jumalateenistused, mis ei eeldanud koguduse kohalolekut. Ja kui katoliku kirikutes on tänaseni palju kõrvalaltareid, neid võib seal olla ühes kirikus 10, siis luterlikes kirikutes jäi kasutusele üks altar, peaaltar, mille juures siis pühitseti ja jagati armulauda. Luter säilitas kirikliku kunsti, muusika, arhitektuuri kui abivahendid selleks, et inimesed õpiksid pühakirja. Ja kui juba nii katoliku kui õigeusu kirikus oli valminud erinevaid piiblitõlkeid, siis just luterlik kirik oli see, mis andis väga suure hoo piibli tõlkimisele, kuna Luter pidas oluliseks seda, et iga inimene peaks pühakirja saama lugeda omas keeles. Et senini ladinakeelne piibel oli haritlaste jaoks ja tavainimene ei pruukinud sellest aru saada. Ja seetõttu ka Luter rõhutas rahvakoolide rajamise vajadust, et kõigepealt inimesed õpiksid lugema ja saaksid seejärel siis ka pühakirja lugeda. Ka Eestis algas pühakirja tekstide tõlkimine juba 16. sajandi keskel pärast reformatsiooni siiamaile jõudmist, aga tervikpiiblini siis jõuti alles 1739. Luterlik kirik on tänapäeval levinud Põhja-Euroopas, Skandinaavias, aga ka Põhja-Ameerikas ja Aafrikas. Praeguseks hetkeks ongi kujunenud välja olukord, kus suurimad luterlikud piirkondlikud või maakirikud asuvadki Etioopias ja Tansaanias, et selles vanas nii-öelda luterlikus Põhja-Euroopas on luterlaste protsent ja kirikute suurus juba muutunud suhteliselt väikeseks.
protestantlik kirik on ka kalvinism, mis on nime saanud Jean Calvini ehk siis Jean Calvini järgi, mis on iseloomulik kalvinistlikule õpetusele, mis maades on kalvinistlik kirik levinud. Kalvinistlikku õpetust võib-olla kõige selgemini eristab teistest kristlikest suundadest predestinatsiooni rõhutamine. Predestinatsioon kui ettemääratus, mida ühelt poolt võib mõista laiemas tähenduses kui Jumala poolt ette määratud või inimesele antud siht jõuda Jumala juurde, aga Jean Calvin ja tema loodud teoloogia mõistavad predestinatsiooni rangena, isiklikuna, et Jumal on kindlaks määranud iga inimese igavese saatuse, ehk siis kas paradiis või põrgu. Ja kaasaegse religioonisotsioloogia rajaja Max Weber on kirjutanud mahuka teose Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim, milles ta esitab sellise huvitava teesi, et kuna õndsuseks predestineeritud inimesi Jumal eriliselt õnnistab, nii on see Vanas Testamendis kirjas, et keda Jumal õnnistab, ta elu läheb ülesmäge ja pere on suur ja kari on suur, et nii võiks see olla ka kaasaja maailmas, et šveitslased, Jean Calvin tegutses Šveitsis, püüavad teha nii palju, nii head tööd, et nad kõik paistaksid välja nii, et Jumal on määranud nad õndsaks saama. Ja et see on siis Šveitsi majandusedu aluseks. Kas see nüüd nii on, seda peab ilmselt šveitslaste endi käest küsima. Kalvinistlikus kirikus on kogudused iseseisvad, nii juriidiliselt kui majanduslikult, et pigem on siis tegemist koguduste liiduga, ja kalvinistliku armulaua käsitlust esindab sümboolne käsitluslaad, et kui Luter rõhutas, et leib ja vein on Kristuse ihu, siis kalvinistlikus kirikus tunnistatakse, et nad sümboliseerivad Kristuse ihu, et ikkagi taeva läinud Kristus ei tule selles mõttes koguduse keskele, et inimesed saaksid teda leivas ja veinis süüa ja juua. Kalvinistlik teoloogia on Euroopas leidnud tee mitmesse piirkonda ja igal pool ei tunta selle teoloogia esindajaid kalvinistidena, vaid Prantsusmaal kannavad nad hugenottide nime, Inglismaal on puritaanid, aga kalvinism on jõudnud ka näiteks Ungarisse, Hollandisse ja üksikute kogudustena levinud tegelikult üle terve maailma. Üks huvitav kirik on inglisepäraselt anglikani kirik ja ameerikapäraselt episkopaalkirik, mille rajas Inglise kuningas Henry VIII. Selle kiriku kohta on öeldud, et kui paned silmad kinni ja kuulad, siis oled nagu protestantlikus kirikus. Kui aga teed silmad lahti ja paned kõrvad kinni, siis oled nagu katoliku kirikus. Mis on iseloomulik anglikani kiriku õpetusele ja mis maades on anglikani kirik levinud? Tõepoolest, anglikani kirik
sündis Henry VIII ajal selle tulemusena, et kuningas ei nõustunud paavsti otsusega kuninga pereelu asjus ja kuningas ja kuninga teoloogid võtsid omaks paljud reformatoorsed põhimõtted, selles mõttes Anglikaani kirik on luterlike kirikutega nii altari kui kantsli osaduses, et me mõistame Jumala sõna ja armulauda ja ristimist ühtemoodi, aga erinevalt näiteks kirikliku kunsti ja liturgia suhtes negatiivselt meelestatud kalvinismile või puritaanlusele säilis Anglikaani kirikus kõrgetasemeline kunst, kirikumuusika ja väga pidulik liturgia, säilisid need siis Inglise reformatsiooni eelsed kiriklikud ametid, alates siis alamdiakonist kuni peapiiskoppideni välja ja tänapäeval siis Inglismaa kirikut vaimulikus piiris või valdkonnas juhib Canterbury peapiiskop, aga samas Inglismaa monarhid on kiriku pead, kiriku siis ilmalikud juhid ja kui vaadata näiteks Suurbritannias või ka siis rahvaste ühenduses üle kogu maailma vermitud münte, kus on siis kuninganna või kuninga portree peal, siis tema nime tagant leiab 2 tähte DF või lühendi DEF-FID, see on Defensor Fidei, usukaitsja. Ja Anglikaani kirik ongi siis levinud Suurbritannias, põhiliselt Inglismaal, aga ka rahvaste ühenduse teistes riikides, Kanadas, Austraalias, paljudes Vaikse ookeani saareriikides, aga episkopaalkirikuna ka näiteks Šotimaal ja Ameerika Ühendriikides. Kongregatsionalistide ja independide kogudused tekkisid Inglismaal 1580–1590 aastail. Mida tähendavad sõna kongregatio ladina keeles ja independent inglise keeles ja mis on iseloomulik nende kiriku õpetusele ja mis maadel on see kirik levinud? Sõna kongregatio ladina keeles tähendab kogudust. Seda võib etümoloogiliselt analüüsida, et see moodustub eessõnast cum, mis tähendab koos, ja sõnast grex, kari, ehk kongregatio on need inimesed, kes on üheks Kristuse karjaks kokku kutsutud. Ja independent inglise keeles on sõltumatu või nagu meil natukene arhailisemas eesti keeles öeldakse, ärarippumatu. Ja kongregatsionaliste ja independentiste iseloomustabki see, et nende kogudused on majanduslikult sõltumatud ja ka juriidiliselt sõltumatud, et nad võivad koonduda küll erinevateks katusorganisatsioonideks, seal näiteks United Church of Christ Ameerika Ühendriikides, aga
nad võivad eksisteerida ka täiesti iseseisvate üksustena. Kes rajas kveekverite kiriku ja kus see tekkis ja mis on iseloomulik nende õpetusele? Kveekerite kirik sündis 17. sajandi keskpaigas Inglismaal ja tema loojaks on George Fox. Kveekerid on väga väike usuline liikumine, mida iseloomustab vaikuse rõhutamine jumalateenistustel ja püha vaimu sisenduse ja inspiratsiooni ootamine, mis teinekord väljendub inimese värisemises, et nad ongi selle nime saanud mõistest to quake before God, väriseda Jumala ees. Kveekereid iseloomustab ka patsifism ehk sõjaväeteenistusest ja sõdades osalemisest loobumine. Võib-olla ajaloos kõige tuntumaid kveekereid on olnud William Penn, kes rändas välja Põhja-Ameerikasse ja rajas sinna koloonia ja osariigi, mis tänapäeval kannab siis Pennsylvania nime, ehk siis Penni mets, kui püüda seda nime ka tõlkida. Kveekeritel ei ole ka vaimulikke, ei ole jumalateenistusel liturgiat, vaid tullaksegi kokku Jumala inspiratsiooni ootama. Millal ja kes rajas baptisti kiriku, mida tähendab kreeka sõna baptizo, mis on iseloomulik baptisti kiriku õpetusele ja mis maades on baptistlik kirik levinud? Kui see küsimus esitada baptisti teoloogidele endile, siis sageli kuuleb vastuseks, et baptisti kiriku rajas ristija Johannes. Kui esimene inimene, kes hakkas teisi ristima. Sõna baptizo kreeka keeles tähendab ristima, vee alla kastma, igasuguseid veega seotud toiminguid, ülevalamisi, ja ristija Johannes oli see, kes kastis inimesed Jordani jõkke pärast seda, kui nad oma patud olid tunnistanud, andes sellega inimesele sümboolselt uue alguse. Aga tänapäeva mõistes baptistlikud liikumised sündisid juba reformatsiooni käigus, oli taasristijate või uusristijate liikumine Saksamaal, mis võttis enda põhimõtteks selle, et kuna laps ei saa ristimisel öelda ristimisel ei jah ega ei, kui ta mõnepäevasena ristitakse, et sellisena ristimine ei ole õige, vaid et inimene, olles jõudnud täiskasvanu ikka, olles teoloogia üle järele mõelnud, otsustab ise, kas ta siis laseb ennast ristida. Ja see on jäänud ka baptistlike koguduste ristimisteoloogia lähtekohaks, et baptisti koguduse liige võib olla ka ilma ristimata. Ja alles hiljem, kui ta on oma usus saavutanud teatud kindluse, et siis ta võtab ristimise vastu. Ja selle tõttu ka baptisti kirik ei tunnista laste ristimist ja lapsena ristitud koguduses ristitakse uuesti.
ja ristimine toimub väga sageli looduses, mõne jõe ääres, mõne järve ääres, et püüdmaks nagu järgi aimata natukene selle ristija Johannese tegevust Jordani jõel. Eestisse jõudis baptistide liikumine 19. sajandi lõpupoole ja praegusel hetkel on Eestis kümneid baptisti kogudusi, mis moodustavad Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu. Et selles mõttes ka baptistlikud kogudused on iseseisvad majanduslikud, juriidilised ja teoloogilised üksused, mis soovi korral moodustavad piirkondlikke liite. Et traditsioonilises keelekasutuses nõnda ilmselt ei saagi rääkida baptisti kirikust kui ühest organisatsioonist, mis jaguneb kogudusteks, vaid see algatus tuleb nagu altpoolt, et kogudused liituvad üheks organisatsiooniks. Armulauda baptistlikes kogudustes nimetatakse sageli leiva murdmiseks või issanda surma mälestamiseks, kuna baptistliku käsitluse kohaselt armulaud on Kristuse surma mälestussöömaaeg. Sellisena eristudes siis näiteks nendest vanade kirikute armulaua käsitlusest. Ja baptism on levinud Euroopas, aga väga silmatorkavalt just Ameerika Ühendriikides, kus tihtipeale, kui räägitakse protestantismist või protestantlusest, siis seda pigem mõistetaksegi baptisti koguduste praktikatena ja Euroopasse tulles ollakse väga üllatunud, et ka luterlik kirik kui protestantlik kirik võib olla nii maali, pildi ja skulptuuririkas, nagu toomkirik siin on, kuna baptistlikes kirikutes, palvemajades, nagu meile öeldakse, ju sellist kunsti ei leia. Millal ja kes rajas metodisti kiriku, mis sõnast ja mis keelest tuleb sõna metodism, mis on iseloomulik metodisti kiriku õpetusele ja mis maades on metodistlik kirik levinud? Metodisti kiriku rajas anglikaani vaimulik John Wesley, kes 1738. aastal jõudis äratundmisele, et selline ametlik kõrgkirik ei puuduta inimest sisemiselt, et lisaks sellele, et on olemas suured ilusad kirikud ja kaunis liturgia, vajab inimene siiski südameusku, mida tuleb õppida metoodiliselt, et sealt tulebki see sõna metodism, mis esialgu oli öeldud natukene võib-olla isegi pilkavas tähenduses, et need on need, kes metoodiliselt pühakirja uurivad ja jutlustavad. Metodisti kirik tunnistab 2 sakramenti ja ristimist ja armulauda, ja metodisti kirik on ka luterliku kirikuga kantsli ja armulaua osaduses. Ja metodisti kirikus on piiskoplik ülesehitus, et kirikut juhivad piiskopid, kes siis seisavad kiriku õpetuse ja praktika normide
siis jälgimise eest. Metodism on levinud Suurbritannias kui selle liikumise kodumaal ja ka ikka jälle Ameerika Ühendriikides, kuhu väga palju kristlikke konfessioone ära mahub. Millal ja kes rajas adventisti kiriku, mida tähendab ladinakeelne sõna adventus, mis on iseloomulik adventisti kiriku õpetusele, mis maades on adventism levinud? Adventism sündis 1830. aastatel Inglismaal ja selle üheks esimeseks teoloogiks oli William Miller. Adventism on selles mõttes huvitav kristlik suund, et selles hinnatakse väga kõrgelt mõningaid Vanast Testamendist pärit põhimõtteid. Adventistid pühitsevad laupäeva ehk sabatit, siis nädala 7. päeva, nii nagu ka juudid seda teevad, ja nad hoiduvad sealiha söömisest, hoiduvad joovastavate ainete ja jookide pruukimisest, ei joo näiteks kohvi. Ja sõna adventism pärineb ladina mõistest adventus, sellest mõistest tuleb ka meile tuttav sõna advendiaeg, kui ootamine, Kristuse taastuleku ootamine või Kristuse saabumise ootamine. Adventistlik teoloogia toetub siis üksnes piiblile, nii nagu adventistlikud teoloogid piiblit mõistavad, ja adventistlikud kogudused on taas väga palju levinud Ameerika Ühendriikides. Millal ja kes rajas Nelipühi kiriku, mis on iseloomulik Nelipühi kiriku õpetusele ja mis maades on Nelipühi kirik levinud? Nelipühi kirik sündis 19. sajandi viimastel kümnenditel väga mitmete eri piirkondades tegutsenud teoloogide ja piiblit uurivate rühmade töö tulemusena. Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia on olnud sellised nelipüha liikumise olulisemad sünnimaad ja võib-olla teoloogidest nimetada Dwight Moody't, kes sõnastas nelipühi liikumise olulisemad põhimõtted. Nendest üks on kindlasti karismaatilisus. Mõiste tuleb kreeka sõnast karisma ehk vaimuand, Jumala vaimu poolt antud eriline and, mis väljendub näiteks prohvetluses, nägemustes või nelipühi liikumises ka keeltega rääkimises. See on selline and, kus inimene kas hakkab kõnelema mõnda keelt Jumala vaimu sisendusel, mida ta senini pole osanud, mõnda reaalselt eksisteerivat keelt, seda nimetatakse ka ksenoglossiaks, või hakkab ta rääkima mingit täiesti tundmatut keelt, mille kohta öeldakse, see võib inglite keel näiteks olla, et seda siis nimetatakse ka glossolaaliaks. Et taoliste vaimuandide ja spontaansuse taotlemine on nelipühi liikumises väga oluline ka nelipühi kiriku jumalateenistustel.
kus väga tihti koguduse laulugi ei saada mitte orel, vaid pigem mõni ülistusbänd kitarride ja trummide ja kõikide selliste moodsate muusikainstrumentidega. Nelipüha kirik on levinud Ameerika Ühendriikides ja paljudes Ladina-Ameerika maades, Brasiilias, ka Aafrika erinevates piirkondades, kus võib-olla inimesed ongi rõõmsameelsema meelelaadiga ja kellele näiteks luterlik või kalvinistlik jumalateenistus tunduks meeletult igava kokkusaamisena. Mis kirikud jäid täna veel nimetamata ja millest me täna ei jõua rääkida? Kristlikke kirikuid ja konfessioone on maailmas tegelikult loendamatu hulk. Mis jäid nimetamata, kui näiteks Eesti piires ringi vaadata, siis karismaatiline kirik, erinevad üksikkogudusedki, mis Eestis on levinud, mis ei kuulu ühtegi eelpool käsitletud koguduste liitu või konfessiooni. Aga me ei ole rääkinud ka nendest orientaalsetest kirikutest, mida on lihtsalt mainisime, et nad on olemas, kopti, Etioopia, Armeenia, Gruusia. Kristlus maailmas on esindatud tuhandetes erinevates vormides. Millal sai kristlus Rooma impeeriumis lubatud usundiks ja millal riigiusuks, mis olid selle head ja halvad küljed? Nõnda nimetatud religio licitaks ehk lubatud usundiks sai ristiusk Rooma riigis 313. aastal Milanos välja antud ediktiga, aga lõplikult riigiusuks sai ta 380. aastal Thessalonika ediktiga ja see tõi kaasa kiriku ja riigi omavahelise väga tiheda seotuse. Kui kuni Milano edikti väljakuulutamiseni oli kristlus Rooma riigis sageli tagakiusatud vähemus ja kristlasteks said need, kes tõesti tundsid ära, et Kristus on kallim kui elu, kuna kristlased väga sageli lõpetasid märtritena, veretunnistajatena, siis riigiusu staatuses tähendas see seda, et sa saaksid olla mõnes riigiametis, pidid sa saama kristlaseks. Kas sa seda hinges olid või mitte, et nagu toimus teatud kristluse lahjenemine. Teisalt riigiusuks saamine tõi kaasa kristliku kunstiõitsengu nüüd juba avalike ja suurte kristlike kirikute ehitamise siis üle terve Rooma riigi, võttes eeskuju basiilikatest kui Rooma riigi avalike koosolekute pidamise jaoks mõeldud hoonetest. Nõnda alati see riigiusuks saamine ei tähenda halba, kui mõelda sellele kunstile, arhitektuurile, sellele poolele, aga teisalt tähendas see ka kiriku teatud ilmalikustumist ja riigivõimule allutatust, mis on küllaltki kahtlasi vilju kandmas meie idapiiri taga, kus ka kirik ja riik on teineteisega väga lähedalt ja sügavalt põimunud.
mis usutunnistused on kristlastel? Kristlastel on tegelikult väga palju usutunnistusi. Kõige olulisematena nendest võiks nimetada apostelllikku usutunnistust kui Rooma linna ristimiusutunnistust, siis teisena 325. aastal Nikaias vastu võetud Nikaia usutunnistust, mida hiljem täiendati Konstantinoopoli kirikukogul. Tuntud on Atanasiuse nime kandev väga pikk kolmainsuse õpetusega tegelev usutunnistus ja luterliku kiriku jaoks on väga oluline 1530. aastal ilmunud Confessio Augustana ehk Augsburgi usutunnistus. Aga kes soovib neid kristlikke usutunnistusi rohkem lugeda, siis maailmas on tuntud nõnda nimetatud D.H. Denzinger Hünermanni, kahe saksa teoloogi poolt koostatud Enchiridion Symbolorum ehk usutunnistuste käsiraamat, kus on siis vanimatest usutunnistustekstidest kuni viimaste katoliku kirikukogude otsusteni kõik loetav ja kättesaadav. Millal olid tähtsamad kirikukogud ja mida neil otsustati? Kirikukogusid, nii lokaalseid kui ülemaailmseid ehk oikumeenilisi hakati siis pidama 4. sajandi esimesest veerandist peale, kui kirik sai põrandalt välja tulla ja julgelt koguneda. Esimene siis oligi aastal 325 Nikaias, kus tauniti presbüter Ariuse õpetus, nagu Kristus ei oleks Jumala poeg. Olulisemate kirikukogudena võib veel nimetada Konstantinoopoli kirikukogu aastal 381, kus sedasama Nikaia usutunnistust täiendati veel lausetega püha vaimu kohta, kus püha vaim tunnistati üheolemuslikuks isa ja pojaga. 431. aasta Efesose kirikukogu, mis tunnistas Maaria Jumala sünnitajaks, Theotokoseks kreeka keeles. 451. aasta Halkedoni kirikukogu, kus tunnistatakse, et Kristuses on lahutamatult ja segunematult ühendatud jumalik ja inimlik loomus. Ja Eesti olude jaoks on väga oluline 1215. aastal toimunud Lateraani 4. kirikukogu, millega Eestimaa pühendatakse Neitsi Maarjale ja siia piirkonda ette võetud ristisõjad tunnistatakse oma väärtuselt võrdseks Pojamaale ehk siis Iisraeli tehtud ristisõdadega. Mis on ühine kõikidele kristlikele kirikutele? See on päris keeruline küsimus, millele võiks öelda vastuseks, et kõik kristlikud kirikud tunnistavad Jeesust Jumala pojana. Millal ja kes rajasid kirikute maailmanõukogu World Council of Churches ja mis on tema eesmärk, kuidas katoliku kirik ja õigeusu kirik suhtuvad oikumeenilisse liikumisse? Kirikute maailmanõukogu loodi 1948. aastal mitmete Euroopa teoloogide
eestvedamisel, nende hulgas ilmselt meile on kõige tuntum Rootsi piiskop Nathan Söderblom, kes oli üks selle nagu eeltöö tegijatest, et Amsterdamis 1948. aastal saadi kokku tulla. Nathan Söderblom on ka see vaimulik, kes pühitses ametisse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esimese piiskopi Jakob Kuke. Ja praeguse seisuga on kirikute maailma nõukogul 356 liiget. Katoliku kirik ei ole maailma nõukogu liikmeks tänaseni astunud, aga ta vaatlejad ja esindajad on seal alati kohal. Ja kui sellist oikumeeniat ja kirikute omavahelist koostööd, milleks see maailma nõukogu enne kõike on loodud, kui seda vaadata niimoodi Eesti kontekstis, siis Eesti suuremad konfessioonid saavad väga hästi läbi, seda on öelnud ka maailma teiste kirikute esindajad, et väga vähestes kohtades on sellist koostööorganisatsiooni üldse olemas, nagu on Eesti Kirikute Nõukogu ja ka õigeusu kirik on sellesse töösse kaasa haaratud ja läbirääkimised õigeusu kirikuga siis lääne kirikute poolt, ennekõike siis katoliku ja luterliku kiriku poolt on viinud mitmete ühiste arusaamade kujundamiseni. Et võib-olla kunagi kauges tulevikus taas 2000 aasta pärast ongi see, et me saame rääkida ühest pühast ja kristlikust kirikust, et see apostoolika, et katolika ekleesia ongi siis saavutatud, kui Jumal seda lubab. Suur tänu väga huvitav vestluse eest! Aga palun!